internetiavaruste, ütleme tere tulemast tagasi ja Ääremaa turvalisuse debatt auväärt seltskonnaga on jätkamas viimase kolmandikuga. See saab olema selline vabam voor, kus on nüüd oma sõnaõigus ja küsimuste õigus ka meie headel kannatlikel ja väga huvitatud pealtvaatajatel. Raivo Laanet, lugupeetud Eesti piirivalve üks loojatest on meiega, Tuve Karner, Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga ja 100 muu ettevõtmise autor ka taga ja Virumaa Teataja korrespondent, ilmselt siin ruumis olijatest kõige targem mees Andres Pulver. Ma viitan mälumänguhobile. Ja alustuseks, nagu ma lubasin, ma viskan üles väikese sellise intriigi või teema. Ma tegelikult laenasin selle osaliselt Urmas Tammelt siin kohvipausi aegu ja siseturvalisusest rääkides, mitte et tahaks minevikus sorkida või hakata otsima, kes on süüdi või kes oli milleski süüdi. Kõige värskem juhtum ja kõige teadaolevam juhtum on Kohveri juhtum, eks ole. Aga lihtsalt, et tulevikus olukordi vältida, küsigem lihtsalt, kes vastutab, kui midagi peaks juhtuma. Oletagem näiteks, et tulekahju kusagil pisikeses Järsi külas, olgugi et statistiliselt muide siin inimesi ei ela ühtegi puht sellest võttes. Aga oletame, et jõuab kohale esimesena vajangu vabatahtlikud, suitsasukuldamist teha ei saa, sest mehi on liiga vähe ja kui kohale jõuab, ütleme, professionaalne päästekomando Väike-Maarjast, siis on juba liiga hilja. Küsimus, kes vastutab üleüldse, kui midagi peaks juhtuma ja juhtub midagi väga traagilist. Kes esimesena käe tõstab, siis saab ka sõna. Marko Pomerants. Et siin kindlasti esimene on see, et iga varaomanik peab seisma selle eest, et tema vara oleks võimalikult õnnetuse kindel ja see oleks kindlustatud, et nii nagu siin juba jutt on olnud, et kui mingisugune teenistus, näiteks ka päästeteenistus peab sekkuma, et siis on võimalik tõesti ainult neid kahjusid minimiseerida, aga öelda nüüd, et kuna maja läks põlema, et see on kuidagi riigi vastutus või ka omavalitsuse vastutus, et no see lihtsalt ei ole võimalik, et vastutab oma vara säilimise eest ikka selle omanik ennekõike ja siin ülejäänud asjaosalised saavad sellesse ainult panustada erineval moel, et võib-olla lihtsalt Kaidule ka väikseks märkuseks otsida, et sulle meeldib see 4 jalaga tabureti küsimus hästi, et ma käisin Pärnu muuseumis reedel ja seal oli selline 1 jalaga pink, mida jahimehed ka metsa ääres kasutavad, eks ole. Et ma seda sellepärast ei räägi nendest 4 asjast, et see on nagu elementaarne. Ja siis Urmasele ka väike selline sutsakas, et ma ütlen noor kolleeg on. Siis minu jaoks tähendab see näiteks ka Maire Aunastot, kes on minust 10 aastat võib vanem on ju, aga lihtsalt selles mõttes noor. Naiste vanusest ei räägita. Ma oleks võinud... Põhimõtteliselt küll olen nõus, et see on nüüd tuleviku puhul, eks ole, et igaüks vastutab oma vara eest ise ja aga juhul, kui nüüd näiteks seesama tee siia, hea näide, kus ma praegu olen, eks ole, see maja nüüd lõõmab siin täie leegiga näiteks ja teel on kinni tuisand ja ei pääse see tuletõrje, ei vabatahtlik ega kumbki neist ligi, et kes siis vastutab, see tee on osaliselt on omavalitsus oma, osaliselt on näiteks tuletõrje sõidab ka siia riigiteed ja kes siis nagu, kes sel juhul peaks siis vastutama, et see päris nii lihtne nüüd alati ei ole. Ja sama on näiteks selle, ma olen ise mõelnud oletusliku situatsiooni politsei puhul, et kui mina saan päti kätte on ju ja tuleb pargile ja ma olen tugev mees, et küll ma ta siis ikka kinni seon on ju, ja politsei, ma tean, et kui tuleb mitme tunni peast, kas ma pean ka lõunat pakkuma pätile, et pärast ei tekiks sellist küsimust, et ei ole nagu korralikult koheldud, et jah, et see minu komplektiiv. Ja ma asin nagu siin väga hästi arvetõisme teema sisse juba, et siseturvalisus on 3 osapoolt väga selgelt ääremaadel, nagu nimetame neid. Mida saan teha mina selle jaoks, et mu maja põlema ei läheks, oma enda vea pärast, panen suitsuvanduri asjad. Mida saad teha sina selle heaks, et kui ma olen tööl, keegi mul sinna rüüstama ei tule, aga 3 osapoolt on nemad. Mida saavad nemad teha minu heaks? Ehk siis, mida saavad teha nemad seal Toompea mäel, et tagada selle, et mu tee oleks lahti, see oleks täistuusatud, et see politsei jõuaks mulle kohale 10-5 minutiga, et selle kui ma püüan selle röövlipäti kinni, et ma ei peaks talle ise kolki andma või tal lõunat pakkuma, sest kui ma talle midagi teen, lähen mina kinni hoopis selle eest. Siis ma tegin talle midagi viga. Et see ongi see küsimus, et me ei saa lükata seda vastutust ainult minu enda peale, sest kui mingisugune vandaal reaalselt paneb mu maja põlema, ma pean ootama seda päästekomandot valla teisest otsast või maakonna teisest otsast, siis see maja tulebki mulle sõrestikku kustutama sinna. Et me ei saa lükata praegu inimese peale seda ainu vastutust, vaid see peab olema riik selle õla alla ja hakkame seda arendama. Kristiina, kas on ka küsimusi? Nojah, lihtsalt Arleti tõstatatud niisugune näide tuletas mulle lihtsalt ühte vana asja meelde, selle mis juhtus 14 aastat tagasi, kus tõesti ka meie majja püüdis üks pätt sisse tungida
ja ka Raimo Kägu suur mees võttis ta kinni, surus ta vastu maad ja selle peale Päti ütles, a voi nie imejete prava. Et noh, ühesõnaga, et kes ja et kuidas ja selle politsei ootel, et kes siis ikkagi vastutab, kui politsei tuleb ja lõpuks ja selle sama konkreetse näite pealt küll inimene peeti kinni, kuid lasti ka lahti ja tegelikult isegi kriminaalasja lõpuks ei tulnud sellest, nii et ehkki noh, ma arvan, et meie elu oli tol hetkel täiesti ohus, sest see Päti olnud üksinda, neid oli mitu, et kui sellised situatsioonid tekivad ja kui sa kodanikuna näed, et politsei tegelikult sind ei kaitse, siis noh, ongi see küsimus, et kes siis vastutab sellise asja eest, et kui me ei suuda kodanikele kaitset nagu tagada. Et see on teema ja teine, võib-olla kui ma juba sain sõna, et veel üks asi minu meelest, milleks me ei ole nagu valmis, et kui tekivad eriolukorrad, kui tekivad, no näiteks a la Moonika, suur torm, eks ole, mäletate, suur tuiske torm seal Padaorus ja üldse seal Põhja-Eestis, mis siin mitu aastat tagasi oli ja siis kui inimesed, kes seal lähikonnas elasid, lähipiirkonna inimesed püüdsid siis noh, oma tarkusest, oma oskustega kuidagi midagi moodi aidata neid hädasolijaid seal tee peal, ma ka ise muide juhtusin tol õhtul sealt läbi sõitma. Et pärast need inimesed justkui võeti veel teist korda riigi poolt nagu pihile, et kes selle pakkusid toitu, siis nad pidid veel mingisugust tulumaksu selle pealt maksma, et noh, selliseid absurdseid olukordi tegelikult Eesti riigis olla ei tohiks. Et me peaksime olema valmis selle eest, et me täpselt teame, kes mida teeb, missugune ametiasutus mida teeb, kui tekivad ka eriolukorrad ja mulle tundub, et tänases muutunud julgeoleku olukorras me ei ole siiamaani suutnud sellele piisavalt mõelda, et siin on juttu olnud natukene sellest sõjalisest kaitsest ka täna või julgeolekust, et no olgem ausad, eks tegelikult meie ikkagi see kogu sõjaline varustus on ka eelmise sajandi tasemel. Ja aga veelgi rohkem ikkagi see mõttemaailm ja see valmisolek nagu moraalselt käituda ja noh, olla vaimselt ka valmis, eks ole, käituma eri situatsioonides, et see vajab läbimõtlemist, läbimõtestamist ja võib-olla ka teatud strateegiate paika panemist. Marko Sõnit. Eks see on jälle selline ääremaalt püüdsime algatuseks defineerida, nüüd on küsimus, et kuidas siis seda vastutust defineerida, et ma olen selles mõttes Arvetiga täiesti ühte meelt, eks ole, et kui on kohalik tee, ongi kohaliku omavalitsuse ülesanne see puhas hoida või kui on kuni selle eratee jupini, eks ole, et ega seal mingisuguseid lahendusi olla ei saaga, et mida me selle all mõtleme, et mis see tagajärg siis õiguslik peaks olema, eks ole, et kui vandaal paneb sul maja põlema või veel tore, kui ta kätte saadaks, eks ole, ja on võimalik ta kriminaalvastutus on näiteks võtta ja sinna veel tsiviilnõuded külge, siis on meil konkreetne inimene olemas, aga kuidas te seda ette kujutate näiteks, et kui tuleb lumetorm, on ju, ja paraku ongi mingi külm aeg ja mingi maja põleb ka, et mis te siis nagu eeldate, et vallavanem peaks peale seda tagasi astuma sellel lihtsal põhjusel, et see sahk ei olnud selles külas täpselt sellel ajal oli hoopis teises külas seda teed lahti ajama, et kuidas te seda vastutuse realiseerimist nagu kujutate või peaks kord päevas siseministrit vahetama või mingid muud, eks ole, kuna kogu aeg ju midagi juhtub, et katsume saada aru, et mis see vastutus nagu tähendab. Siret. Jah, et ma tahan öelda seda, et iga kord ei ole inimese vastutus, et eelkõige. Et kui näiteks inimesel on terviserike ja ta elab kuskil talus, kus on tee on nagu lumine, siis see, et ta terviserike on, see tegelikult ei ole nagu inimese vastutada. Jah, ta võis teha sporti ja olla tervislik ja käia, aga terviserike on selline erakorraline asi, et seda ei saa me kuidagi isegi väga ette ennustada, millal see tuleb. Ja nüüd nagu ongi see asi, et kui kiirabi hakkab sõitma, ta jõuab sinna tee otsani, siis võib juhtuda nii, et see tee ots on väga lumes ja ta ei jõua selle inimeseni. Ja me nagu teame, ma vähemalt loodan, et sel hetkel siis kiirabi peabki koostööd tegema siis kas riigiga või siis omavalitsusega. Et olenevalt siis, mis tee see on. Ja nüüd ongi küsimus selles omavalitsuse võimekuses ja vastutuses, et kas tal on seda võimekust, et kohe haarab ta telefoni ja saadab oma tsahad sinna kohale, et jõuaks inimeseni. Ma tean, et Aaveres siin, mis ei ole siin kaugel, oli sükene näide, kuidas Väike-Maarja kiirabi sai väljakutse.
teeots oli suletud ja tõesti koheselt tuli ja tegutses omavalitsus ja sai selle teeotsa sai puhtaks, nii et saks sõitis ees ja kiirabi sõitis järgi. Aga olgem ausad, see sõltub tegelikult väga selgelt just tänasele, kui me vaatame kiirabi ja vaatame siis võimekust teed puhtaks hoida, sõltubki omavalitsuse ja riigi koostööst ja võimekusest. Et seda tihtilugu ei ole. Siin nüüd on see teelükk, lumi on nagu suur hirm, siin kõik näit räägime lumest ja lumest, et siin nagu maal elades on nüüd nagu isiklik kogemus selles mõttes olemas, et siin on nagu mitu asja. Et üks küsimus on nagu see, et ma jõuan kohe asjani, ma räägin eelloo ära, et kuidas näiteks Järva-Jaani puhulgi on tee, kulgeb mööda valda, siis ta läheb korraks läbi Koeru valla ja siis ta on jälle läheb sama tee loogilise ringina jätkab Järva-Jaani vallas. Et kui nüüd seda teed lükatakse, siis tegelikult nagu mingil hetkel oli see, et Sahk nagu pidi tõstma saha ülesse, sõitma mööda seda sama teed, kuna see on võõra valla tee, seal ei ole tema pühkimise või see lükkamise piirkond ja paneme uuesti maha. Ja minul kui inimesena nüüd ikka ma sõidan mööda lükatud teed ja kui Koeru vald siis õigel hetkel poolt seda ära lükkanud, siis ma olin ikka hanges kinni, et minul poolt sellest tolku. Koduõues on mul sama asi olnud, et vald kusjuures on nagu oma teelõigu ära lükanud ja siis kui ma jõuan nagu riigitee peale, siis pole tolku ega ma tööle ega kuhugi ikka jõua, sest olen hanges kinni, sest riigiteed reeglina lükatakse 3 päeva hiljem. Aga sellepärast ongi vaja teha sellist omavalitsusreformi või haldusreformi või nimetame seda kuidas tahes ja need teenused tuleks nagu laiemalt delegeerida, et Vabaerakond on olnud sellise 2-tasandilise omavalitsuse poolt, et kus siis näiteks teed ja haridus ja muud huvitavad asjad oleks nagu siis maakondlikult tänaspäevase maakonna nagu baasil sükse suurema omavalitsusele ühiselt lükata, teha, vaadata ja mõelda, otsustada ja koha peale jääks siis väiksemad ehk sükse kogukondlikumad teenused, et see oleks nagu üks lahendusi, et igal juhul selline riigi haldusterritoriaalne reform oleks kõik see selle asja juures väga äärmiselt oluline. Indrek, kui rääkida tahate, tõstke käsi natuke kõrgemale. Nii, siis ma näen teid ka parem. Jaa, Indrek, ole hea. Ja kuna teema oli sellest, et kes siis vastutab, et ükskõik kas need jahimehed on seal ühe jalaga taburetiga või 4 jalaga, et tegelikult tulebki nagu siis vaadata need vastutusalad, et kui on nagu tee kinni, siis tegelikult on ju teelepingud. Kui eratee omanik ei taha nagu omavalitsusega lepingut sõlmida, siis tekibki tal ju kohustus seda teed nagu ise selle eest nagu vastutada, ja naabrid peavad siis ka nagu teadma, et selle tee peal on hoopis nagu väga nagu raske olukord ja kas kokku leppima või siis kohaliku omavalitsuse kokku leppima. Et mul on väga hea meel, et täna terve päeva on tegelikult olnud üleval üks asi, et riigireform, haldusterritoriaalne reform. Ma arvan, et Väike-Maarja vald on olnud küll see koht, kus on nagu hea näide, et oleme liitunud Avanduse vallaga. Seda juba 10 aastat tagasi oleme teinud Tammsalu vallale ettepaneku, et tegelikult omavalitsus oleks suurem ja võimekam. Et mõnikord oli just nagu huvitav näha, et need inimesed, kes sel hetkel seda ei toetanud, täna räägivad hoopis teistpidi, et eks siis loodame, et tuleb nagu soodsam pinnas. Ma enne kui Markole sõna, ma küsin, Erik, on teil ka? Pinnas selles suhtes, et ega mul on vastupidised näited ka sinule sellele ütlemisele, et Avanduse liitmisega on ainult positiivsed. Pigem on ikkagi ka palju inimesi ka neid, kes ütlevad, et enne või nagu varem. Aga kes nüüd ütleme vastutaks selle... Et võib-olla tooksin näiteid siis, et mis nagu on muutunud või halvemaks kui näiteks omavalitsus, et enamus täna siin saalis ütlelt omavalitsused võiks olla suuremad ja võimekamad, võib-olla tood näiteid, et mis siis muutub omavalitsused liituvad? Jah, seda ootamatu küsimuseks, aga päris mitmed inimesed on ütelnud, et neist nagu vähem uuritakse. Et nii-öelda ennem nagu ka finantspoole pealt võib-olla rohkem nagu investeeriti sinna kanti võib-olla selles mõttes. Te muidugi praegusel hetkel on ka kindlasti investeeritud sinusse, aga võib-olla kui nad iseseisva oleks seda asja rohkem saanud. No, ütleme siis on hüpotees, et siis ma peaks minema väga jääks nagu suuremal tasandil, et me võiks tuua praegu Simonovi endise Avanduse valla investeeringu kõik välja, mis on tegelikult aastaga nagu küllalt kasvanud, aga räägiks nagu sellest üldisemast tasandit, muidu oleme liiga detailid. Marko. Jah, kõigepealt see, et eks see ligipääsemine ei ole tegelikult üldse mitte selle kiirabi tuleku või mingi tuletõrjemasina tuleku, päästemasina tuleku küsimus, vaid see igapäevane elukorrus küsimus, et lapsed, kui on kooli ja kooli peal saama ja nii edasi, et
see ei ole küsimus, kas sellel hetkel on lahti, vaid see, et kuidas igapäevaselt see asi on toimetatud ja mul on hea meel Indreku üle, et ma loodan, et Taavi Rõivas jagab seda seisukohta ja ütle, et 5000 aastat on omavalitsuskorraldus selline olnud, nagu ta praegu on, et seda muuta ei saa ega ei tohigi, et puhas rõõm on sinu juttu kuulata. Aga minul on meeles ka see, mis meile kolmandaks debati osaks tegelikult nii-öelda koduseks ülesandeks anti, et see on, et mina saaks teha turvalisuse parandamiseks, kuidas käitun ise elades ääremaal. Et Indreku sõnavõtus see korra läbi käis, et ma arvan äärmiselt oluline on, ma julgen öelda number 1, head suhted naabriga. Et samas kodukülas, kus minu koduküla on siis Korsi küla, nagu ma otsin, et mul on väga hea naabrimees seal emal ja tema vaatab, kas emal tuli põleb, et kas ta on elus näiteks üleüldse ja kõik sellised asjad ja aitab siis asjad kord teha. Ja mul on nüüd teised naabrid minu nii-öelda kinnistu teisel pool, kus kunagi Tammsalu vald tegi kummagile perele eraldi tee või ütleme teisele perele tee juurde. Kunagi millegipärast 30 aastat toiminud suhted lihtsalt ühel hetkel enam ei toiminud. Mul selle tee üle ka väga hea meil, ma saan oma kinnistu peale nüüd kiire teha. Aga tegelikult on see totter ja ressursi raiskamine, eks ole. Ja need naabrid võib-olla ei vaata üksteise akendesse, et kas seal 3 päeva on tuli olnud või ei ole. See on nagu selline esimene asi, mida ma teeksin, et püüaksin naabriga olla inimene. Teine kindlasti on see, et ise tuleks teha oma kodus küll nii palju, kui võimalik teha on ja jälle, kui me toome siin erinevaid tulekahjude näiteid, rääkides just sellest tulekahju poolest, eks ole, siis inimesed ju sageli ütlevad, et just saime remondi valmis on ju kodukorda, aga kindlustada pole veel jõudnud. Et nüüd on ikka küsimus selles, et mis hetkel sellega peaks tegelema, eks ole. Ja kui tulla siis jällegi nende naabrite juurde ja sõltub, kui vanad ja väetid nad on, et tõepoolest tulebki ka võib-olla sellesse panustada, et vaadata, kas naabrimemmel on see kapi peal millegi pärast või tulebki see patarei ära vahetada või on seal mingisuguseid suuremaid probleeme, kus tuleks näiteks võib-olla vallamajast abi küsida. Mul oli see näiteks üllatus, et väidetavalt Haljala vallas on 10 perel vahetatud ära, just nimelt või aidatud vahetada ära elektrijuhtmestik, kus see nii-öelda juba ilmselt väga läbi omadega oli just selleks, et need majad maha ei põle ja kuna jõulud tulekul, siis kindlasti ma arvan, et naabritega suheldes üks kingidee võiks ollagi ka kas tuletekk või tulekustuti, millest siin ka juttu on olnud või mingisugune selline asi. Nüüd ka vinguandurid juba on nüüd moe sõna, mis sellest peale tuleb. Aitüma. Selle kodus ülesande juurde me tuleme, ma mõtlesin selle lõpuks jätta niimoodi. Nii, mul pool tehtud. Ja pool tehtud, eks ole. Me kuulame ära Jaagu ja siis korra veel Kristiina ja siis asume heade küsijad. Väga hea. Et siin oli mitu teemat siin põimiku juurde läbi, seal oli nii omavalitsuste liitmine, kes peaks vastutama ja mida saan mina ise ära teha. Et ma teeks kiiresti selle ülevaate asja ära. Et kui me räägime vastutamisest, siis loomulikult tuleme demokraatlik riik, nii kuivõrd loodetavasti ikka, siis juba 93 päeva pärast on valimised. Ja kui me näeme reaalselt praegu olukordi, kus piir on lahti, kohvrid lähevad, teed on kinni, et siis ongi valijal, kui 8 inimest praegu vaatab see üle, siis nad saavadki oma hinnangu anda reaalselt erakondadele, programmidele, tehtud töödele ja ideedele. Lähete valima, siis valige selle poolt, eks ole, või ärge valige neid, kes asja pole teinud. Väga lihtne. Teine asi, kui aga asi juhtub juba ära, eks ole, et kes peaks nagu kelle skalibi peaks ette võtma. Et ma näen, et kui ikkagi kõige praegu siin kurioossem näide, mis on viimasel lained löönud muidugi meedias, eks ole, kui kohvrid lähevad ja kui piir on korda tegemata, siis kes vastutab siseminister, loomulikult. Kas või usaldamine, et see on täiesti elementaarne, kus juhka asi juhtuks praegu kuskil Lääne-Euroopas, siis oleks ta päevaga oma kohalt läinud. Aga meil on täiesti normaalne, et sa valetad näkku otse ERR-is, pärast hakkad muidugi oma sõnu sööma ja mitte midagi juhtu suga. Tuleb uus valimiskampaania peale, naeratab nägu ja valija läheb ikka, valib selle. See on üks asi. Teine asi, kohalike omavalitsuste liitmine. Jah, see mingil määral toimib, kui ta on ka näiteid, kus see tegelikult ei ole aidanud, just niimoodi väiksemalt poolt. Paar aastat tagasi toimus liitumine Tapa valla ja Lehtse vallaga, kus tegelikult praegusel kujul, eks ole, ei ole Lehtse valla inimestel mitte midagi muutunud, sest kõik peakeskused asuvad siiski jällegi Tapal. Et Lehtse isest ei ole paremaks mitte midagi muutunud, aga paberi peal saab riik näidata, näete, me oleme mingeid asju kokku tõmmanud ja reform on tehtud. Ja teine näide, eks ole, kus on see kavand, on, eks ole, kus Arvel-Tambert Tambla vallast, mina Algu vallast pärit, on ka meil liitumine kõvasti arutelud, eks ole, äkki peaks liituma, kas midagi muutuks paremaks. Siis meie, kes me oleme väiksem pool, meil on peaaegu poole vähem elanikke, aga samas kui me vaatame... Pindalalt olete suurem?
pindalt oleme suurema, kui me vaatame majanduslikku võimekust, siis me olime alles eelmine kuu tuli andmed, kus me oleme alla 2000 elanikega omavalitsuses 6. kohal Eestis võimekuselt. Et meil ei ole mitte mingisugust optimismi liituda Ambla vallaga näiteks, sest me saame omadega niivõrd hästi hakkama tegelikult. Et see ongi see, et see sõltub, aga samas kui Kareda vald, eks ole, kes on üks vähem võimekamaid Järvamaal näiteks, siis ma saan täiesti aru, eks ole, kui nad jõuavad arusaamisele oma naabervaldadega, et vot see asi muutub veel paremaks, lepime asjad kokku, mismoodi muutub taristu olukord, palun väga, tehke ära, aga seda saa sundida kuskilt Toompealt, et te peate seda sundida ära tegema. Ja kolmas asi, mida mina saaksin ära teha, siis loomulikult, kui me räägime ääremaastumist ja maapiirkondade elu jõulisusest, siis kui on inimesi praegu, kes elavad suurkeskustes Tallinnas, Tartus, siis kolige maale esiteks. Võtke lapsed kaasa, üritage maal elada. Teine asi, eks ole, ma eeldan, et siin on võimalikult palju kaitseliitlasi, kui te pole abipolitseinikud, astuge abipolitseinikuks, mina olen kaitseliitlane, nii et see on nagu elementaarne, mida saate ise anda oma kogukonna heaks ja hakata asja arendama seal. Ja samamoodi, mis on nagu kindlasti ka külakeskustes ja kogukondades natukene vähe, on seda eestiinikust, seda juhtimisomadust, seda liidrit. Et meil on väga tublisid külasid, kus on, eks ole, üks tubli külamees võtab asja kätte, eks ole, võtab kogu küla kaasa ja hakkavad asju ära tegema. Teevad sinna külakeskuse, teevad mänguväljakud, kõik asjad teevad ära. Et just seda nagu seda hakkamist peale, seda saab ka ise ära teha. Aga muidugi seal me eeldame ka kohaliku omavalitsuse ja riigi tuge sealt kõrvalt. Läheb pikaks. Kristiina. Veel üks võib-olla vastutuse moment, millest täna ei ole räägitud, aga mis on, ma arvan, väga üks oluline keskne küsimus üldse ääremaal või ükskõik kus kohal maal elamiseks, et kõik, kes me siin maal elame, ka mina elan tegelikult ääremaal ja väga väikeses külas, kus on aastaringi umbes nii 10-20 inimest. Et kes vastutab selle eest, et elekter oleks tagatud maal stabiilselt, et just siin vaheajal oli meil tuli jutuks ka ja see on tõsine teema, et kes vastutab selle eest, et iga väiksema tormiga maal elekter on ära, et võrgutasud, mis on tegelikult tohutult suured, mille pealt peaks nagu eeldama, et investeeritakse võrkude turvalisusesse, siis ma tahaks küsida, miks seda ei ole tehtud ja kes sellest vastutab, et see ei ole mitte praegu ainult minu niisugune emotsionaalne mõte paus siin tänasel arutelul, vaid jällegi, et see on ka rahvaühtsuse erakonnas olnud üks teema, mida me oleme korduvalt arutanud, et kas need võrgutasud, mis täna, eks ole, moodustavad meil praktiliselt poole hinnast, mis me iga kuu elektriarvetele maksame, kas need võrgutasud ikkagi lähevad õigesse kohta ja kas neid investeeritakse tagasi inimestesse, kuhu see raha tegelikult läheb, et selles on küsimus. Ja Indrek korra. Kuna Reformierakond on mitu korda siin tuleval olnud, siis ma küll alustaksin Kristiinast, et tegelikult olles omavalitsuse juhina tuleb mul pidevalt anda Elektrilevile uusi ehituslubasid, kus nad tegelikult pidevalt arendavad võrke, lähevad õhukaablid maakaablisse ja olukord paraneb. Ma ei ütle, et olukord on nagu hea, et olukorda me peame vaatama, kust me tulnud oleme. Et sinna hea nii tükk maad minna, just oli siin samas selle Tammsalu vallas uudis, kus on uus ala ja kus on võimalik liituda, nii et tegelikult sinna see raha nagu läheb. Teine oli see, et puudutab ka ettevõtlust, näiteks kui ettevõtte rajad, eks ole, kui sul mingil hetkel elektrit ei ole mitu päeva, siis on sul ka tootmine maas, et see ei ole mitte ainult üksikisiku teema. Kindlasti, aga ma räägin, et sinna pole ollakse kogu teel, et eesmärk on ju meil kõigil ühine. Teine oli see, et kas siseminister peaks vastutama, et vaadates siis me sõbralikku idanaabrit, siis ma arvan, et Reformierakonnas on ministrid ka võimelised vastutama, et juhul kui on see koht, kus on vaja seda vastutust, et oleme võimelised ka vastutama. Aitäh, ja nii nagu lubatud, hea publikum, kes on siin jälginud ja härra Laanet, olge head. Teie küsimus, võib-olla kui on kellelegi konkreetselt suunatud, siis öelge ka kellele. Küsimus kuni suust nagu konkreetselt ei olegi, sellepärast, et mul sõnad võttis suust ära ka vajulust, aga ma tahaksin siia lisada juurde, et siin see 7. koos oli, niisugune koos, meil põlevad siin on koosnapikesed, aga kus see vool tugeda, kas te seda läbi jätta? Sõltub, väga erinevatest kohtadest võib tulla, siin tuleb ta lihtsalt koha pealt kas tuulikust või päikesepatarist. Ja võt me räägime nüüd sellest kõigest. Ma tahaksin öelda niisuguse mõtte välja, et me elame ääremaale ja see maa jääb järjest tühjemaks, sellepärast, et niisugust asja nagu seda rahvusparvustus. Me saame, mina ütlen niimoodi, et meil on kogu aeg vaheldu vool. Täna on, homme ei ole, homme on, ülehomme jälle ei ole. Aga probleem on selles, et ma toon ka teile lahenduse ära, sest et seda ei lahenda ei Toompea, siin ei ole kopikat raha vaja ega midagi. Probleem on selles, et
mets kasvab, võsa kasvab. Kõik need oksakesed jõuavad ükskord sinna liinini, on ta siis kõrgepingeliin või madalpingeliin. Väikene tuulekene lööb korraks juhtmed kokku, alajaam lööb kaitsmed välja, et need on aga et need kaitsmed uuesti sisse saada. Selleks vanasti ma helistasin kohalikule elektrikule, selleks vajutas nuppu ja oli asi korras. Aga nüüd on olukord selline, et kui ma helistan, siis Valgusalt on Tallinna, sealt Märjamaale, siis Haapsalusse ja sealt mulle öeldakse, kuulge, mis te tahate, meil on praegu kõrgepinge avariid. Seda me praegu ei puutu üldse. Sinna jõuame nädali pärast, vahest ka 2 pärast. Aga see tädikene, see onukene, kes siin elab sellest külast, Pärapõrgus ja kellel on võib-olla selle liini peal, mis alajamas tuleb, on ainult 4 peret on taga. Aga ma olen olnud nädalate viisi ilma vooluta. Mis pärast? Sellepärast, et see on madalpingeliin, seda ei ole kellelgi vaja. Kui ma siia elama asusin, see on nüüd 14 aastat tagasi, saab varsti 15. Siis jooksis minule sisse tuleb madalpingeliin. Vene ajal tehtud ja küll ma olen nõus, et siis võib-olla olid teised nõuksed. Aga praegult on selge, et kõrgepingeliini alt ei tohi madalpinge läbi minna. Ma saan sellest ka suurepäraselt aru, et kui see kõrgepinge peaks pääsema, siis mina põlen nagu säraküünal. 5 aastat ma nägin vaeva Eesti Energiaga, et panna, no ma ütlen 80 meetrit, võib-olla 70 maa-aluse kaabli. Kord veeti mul õue juba õhukaabel, sellepärast, et et paljad liinid tulid kokku panna või et olid ohtlikud. Peale kukub, et no lõpetage ära, olge ometigi inimesed, kirjavahetus, kui oli niisugune jagu Eesti Energiaga. Kuhu lähevad siis kõik need liinitasud, mis me kõik kinni maksame? Aga lahendus on siin elementaarne. Kas tõesti, kui varem oli igas kolhoosis oli, igas majandis oli oma elektrik, kes teadis kõiki neid liinisid, kõiki seda olukorda, kes puhastasid need trassid kõik ära. Nüüd ma ajan asju Tallinna kaudu, nii nagu kiirabiga, nii nagu tuletõrjega, kõigiga käib ju see sealt ikka niimoodi vinka-vonka. Aga lahendus on ju elementaarne. Isegi mitte ühte kopikat ei ole vaja maksta. Andke sellele elektrikule, kes kunagi oli, andke talle selle alajaama võti, et ta pääseks sinna sisse. Ta ei tohi sinna minna, sellepärast Eesti Energial, ma ei tea, mis seal alajaams on, salastatud midagi või mis seal on. Ma ei saa taga kuidagi kokku leppe, ma räägin, et et olge inimesed, saage asjast aru, ma saan kohe voolu tagasi. Ei, ma pean 2 nädalat ootama. Siis Eesti Energia teeb mulle väikese vastutuleku sinna, et me ei võta teie käest iga päeva eest seda voolu, aga selleks ajaks on mu sügavkülm, kõik on ära kustunud. Ja inimesed lähevad ära paratamatult sellepärast, et minu poeg, minu tütar, minu lapselapsed mõtlevad selle peale, et no mis ma tast seal siis seda vana inimest piinan. Valgust tal ei ole, paneb selle tatnina põlema, maja põleb ka veel maha, ta põleb ise ka sinna sisse ja sellega on lugu lõppenud. Vaat miks järjest me jääme tühjaks. Ja see ei maksa mitte midagi, see ei maksa kopikatki, aga pange see asi paika ükskord sealt Toompea peal. Andke õigus kohalikule omavalitsusele, vallale, majandile, osaühistule, et tal oleks niisugune jünger, kes võib selle nupu peale vajutada. Suur tänu, härra Laanet, nii et siin on ilus eluline näide ja lahend ka olemas. Andres Pulver, ajakirjanikel on alati midagi küsida. Ma võib-olla ütlen selle eelmise jutu täienduseks, et ma elan ise samuti külas 26 inimest. Kõige tähtsam avalik objekt on bussipeatus. Rohkem ei ole seal midagi ja elektri teema Kristiina tõstis selle juba üles, et täpselt nii ta ongi. Eelmisel aastal naise nimel on elekter ja lugesime kokku, tuli üle 100 sõnumi Eesti Energialt. Oleme teadlikud. Muidugi mõni sõnum tuli ka siis, kui me istusime rahulikult, vaatasime televiisorit ja saime sõnumi, et oleme teadlikud, et teil elektrit ei ole. Aga samas mõni teine kord jälle seda sõnumit ei tulnud. Aga olukord on ka selles suhtes naljakas, et põllu peal on post, ma pean käima juba rähmi sealt ära ajama, sest rähmi on selle posti nii hõredaks tagunud. Aga Eesti Energiale on korduvalt või Elektrilevile korduvalt vihjatud, et võiks selle posti ära vahetada, et see veel vaevu püsib püsti seal, aga ei liigu midagi. Aga ma tahtsin küsida tegelikult seda, küsida siis kõigi käest, et mis siin vaheajal on mõnega saanud ka juba rääkida sel teemal, et kuritegevus väheneb. Kuritegevus väheneb ju suuresti tänu sellele, et inimesed lihtsalt ei teata kuritegudest, kui seda enam, et kui
politseijuhid on juba avalikult teatanud, et meil ei ole ressurssi, et varavastaste kuritegudega tegeleda, me tegeleme ainult raskete isikuvastaste kuritegudega, et kuidas kommenteerite? Hakkame seekord siit pihta. Täht küsimus, et tegelikult on see olukord see, et kuna siin räägiti konstaablit, siin on nagu koondatud, aga hoopis kogu organisatsioon on muutunud. Kui on küsitud, kas on kedagi koondatud, siis on kadunud ära need täititud töökohad, aga sama inimeste arv on nagu olemas. Ja väga oluline on see, et seda piirkonnas olevat piirkonnapolitseinikku kaasatakse siis debattidesse. Näiteks Väike-Maarja vallas on küllalt aktiivsed kogukonnad, külakeskused ja külavanemad. Meil on pidevalt siis külades jumarlauad, kus on ka piirkonna konstaabel, endine konstaabel, nüüd siis piirkonnapolitseinike kohal ja räägib. Ja tema räägib just vastupidi, et andke kõik asjad teada. Et kas süüdlaseni alati jõutakse või mitte, aga tuleb anda teada, et oleks politseinik ülevaade, kuhu oma patrullteenistust suunata, millised ennetusmeetmeid kasutusele võtta. Ja seda oleme käitnud ka Väike-Maarja vallana, et juhul kui meil midagi juhtub, siis me anname teada, asi algatatakse. Praegult on see 64 eurot on väärtegülle, sellega peab kuriteoks. Et mina arvan küll, et ka inimesel tuleme ikkagi tagasi selle 4 juurde, et igal sellel 4 jalal oma vastutus kõik. Et lisaks lõppu, et olen alati ka igal aastal vähemalt korra kutsunud elanike üles, et oma vara kindlustama, et see võime ka sinna jõudma. Kristiina. Jah, et kuna aeg hakkab vist juba lõpule jõudma, et siin tänast debatti ka kuulates ja neid teemasid, mis on siin üleval, et see viib ikka jälle mõttele, et nende eelseisvate valimiste eel on tõesti vaja neid uusi jõude ja uusi mõtteid Toompeale, et kui me jätkame järgmised 4 aastat ikka samas vaimus, sama mõtteviisiga, et kõik on niigi hästi, midagi muuta pole vaja, ei ole vaja maksusüsteemi lahti võtta, on vaja politseid vähendada, arstiabiga ka vaadake ise, kuidas hakkama saate maale, et kui selline mõtteviis jätkub, et siis me võime 4 aasta pärast jälle siin rõõmsasti kokku tulla ja täpselt samadest asjadest rääkida, et esimene asi, et sellele küsimusele ka vastates, härra Pulveri küsimusele vastates, et kes siis vastutab ja mida tegema peaks, et siin ei olegi praegu nagu selles mõttes nagu võimalik täna midagi lõplikku öelda, lihtsalt on vaja põhimõttelist muutust, on vaja mõtteviisi muutust, on vaja uusi ettepanekuid, uusi lähenemisi, olgu see siis maksupoliitikas või lõpetades selle elektrienergiagagi, et tõepoolest, kui me võtame ikka selle elektri iseenesest maal, kui sul on väike kohvik näiteks maal, kui sul elekter on mitu päeva ära, siis sa ei saa seda kohvikut avada, sul lähevad toiduained seal külmkapis halvaks, aga kes siis ikkagi vastutab selle asja eest, kui Eesti Energia või Elering, kes iganes, on aastaid siin meile rääkinud, et ja kõik kohe läheb paremaks ja tegelikult faktiliselt elu ei muutu. Või seesama maksupoliitika, millest siin täna on olnud juttu, kui palju tegelikult on viimastel aastatel räägitud sellest, et väike ettevõtlust on vaja maal toetada, maapiirkondades, ääremaadel. Kui seal muutusi keegi ei suuda teha järgmise 4 aasta jooksul, arvatakse, et niigi on kõik hästi, Eestis on maailma parim maksusüsteem, siis me jäämegi ja olemegi täpselt 4 aasta pärast täpselt samas kohas. Et ma arvan, et minu kokkuvõte on nagu täna see, et me vajame tõesti Eestis muutusi, olgu see sisejulgeoleku teemadel, olgu see välisjulgeoleku teemadel, olgu see meie oma maksupoliitikas või tõepoolest lõpetades meie sotsiaalse turvalisusega terves riigis, nii maapiirkondades kui linnades. Erik. Ma arvan, et ajakirjaniku küsimus oli päris õige, sellepärast, et ka minu tutvusringkondas ikka palju on öeldud, et ei pöörduta enam politsei poole, sest ei ole kelle poole pöörduda, et anonüümne 112, et helistad sinna ja tegelikult 112, aga tegime. Et helistad sinna ja tegelikult midagi vastust sealt ei saa. Ja üks tuttav konstaabel näiteks ütles selle peale veel, et kui tema naaber konstaabel läks puhkusele, siis tuli selle kuu jooksul 0 kutset. Et see tähendab statistika poolest väga hästi läks see kuu, kui konstaabel tuli puhkuselt tagasi, läks vanasse rütmi tagasi see asi. Et tegelikult kui inimest ei ole nii-öelda probleemi ka, et ongi statistika väga hea.
et tegelikult on see probleem. Marko Poolamets. Ja ütlema, Kristina, sinu uute inimeste tulemine on puhas rõõm, et paraku me näeme küll paljuski neid samu inimesi, aga mul on tõesti hea meel, et te olete suutnud kaasata ka tegelikult uusi inimesi endaga kaasa, et uues värskuses väga timens. Minu ema elab näiteks Tammsalu vallas ja ma julgen väita, et tavapärasel aastal 365 päevast 364 tal on elekter ja liiga aastal 365 ja ka on liini otsas ja ka on väikene küla ja mina ei tea, miks elekter tal seal püsib. Ja midagi erilist seal pole tehtud. On ka pandud kaablisse siis küll õhku, eks ole. Et see investeering on tehtud. Nüüd küsimus ka mul meeles, et ma arvan, et siin tulebki võttagi ikkagi realistlikult, et kujutage jälle ette, et kui ka konstaableid oleks mitte 10 000 inimese peale üks, vaid näiteks 2 on ju. Ja tegemist on näiteks Metsamõisast jalgrattavargusega, et siis kujutage teistpidi ette, et kui palju see sama konstaabel peaks panema aega selle konkreetse küsimuse lahendamisse on ju. Küll tõepoolest olukorras, kus vähemasti see vargus oleks registreeritud on ju. Ja enam-vähem oleks teada ka, milline see jalgratas oli on ju. Võib ühel päeval jõuda selle olukorrani, kus need jalgrattad võib-olla mingisuguse kuuri alt vastu vaatavad või mingisugusest kaubikust, eks ole. Aga 50% kuritegusid jääb ka Kristiina Ojulandi peaministriks oleku ajal avastamata. Mina ei ole peaminister olnud. Oleku ajal sa ju ütlesid, et sa oled nõus võimus osalema, et noh, nii on. Aitäh. Siire. Jah, ma tahan öelda seda, et ma ei ole nõus Reformierakonna väitega, et on koondatud ainult täitmata kohad. Et tegelikkuses on ju, me teame seda, on ka uurijaid koondatud ja neid lahti lastud, et alles 6 aega tagasi keskfraktsioonis esinemas siis PPPA juht ja ta väga selgelt seda ka kinnitas. Et reaalsuses me ju näeme seda, et on küll neid politseinikke, kes kiirust mõõdavad, aga kui meil on ikkagi kuritegu kodus või kuskil mujal või on vägivalla, siis need politseinikke on vähem. Ja mul on hea näide tuua tegelikult ei kuskilt mujalt kui Väike-Maarja vallast, kus ma arvan, et see oli umbes mõni aasta tagasi, kui ühel endisel Väike-Maarja vallavolikogu liikmel käidi mitmeid kordi garaažis sees ja kutsus ka kohale politsei käis on ja küsis, mis ma siis nüüd tegema pean, et kuulge, ma ütlen teile, et see on see külaväit on ju. Ja mille peale siis see sama politseinik ütles, et võttis sealt need jalamõõdud, aga ütles, et meie suutlikkus on nii madal, et suure tõenäosusega me ei suuda seda mitte kuidagi nagu lahendada. Ja siis see küsis see volinik, et ma ta nüüd kätte saan, et mis ma siis teen on ju, et ikkagi, ta ütles, et oma kohus. Ehk kui üks politseinik juba ütleb niimoodi annab nagu soovituse, siis ma ütlengi, et asjad on nagu väga kehvasti. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult inimesed ei pöördu, sest kui ikkagi asju ei saa lahendatud ja politseile kui turvalisuse tagajale ei saa tegelikult täiel määral loota ja mitte politsei teeks tööd halvasti, vaid lihtsalt neid inimesi politseis on vähe. Jaak. Absoluutselt nõus, et ma toon nagu ka elust ennast näite, ma ei hakka tooma mingit demagoogiat. Alles hiljuti tehti läbi politseireform ka Viljandi vallas, kus on ühinenud siis ka ütleb kõik väiksed vallad Viljandi vallaks ja seal on kokku 2 piirkonna konstaablit. Ehk siis kui onu Jüri saab onu Märdi käest reaalselt tappa, politsei kutsutakse välja, siis et ühest valla otsast teise jõuda läheb talle tunni aja. Ehk siis me räägime sellest, et meil ei tule peale uusi politseinikke, mille pärast, sest selleks, et ära elada politseinikuna, sa pead tegema kõrvalt veel mingit teist tööd oma põhide kõrvalt. Sul on võimatu elatada oma naine ja 3 last ära ainult politseiniku palga eest, sest politseinik teenib reaalselt vähem kui Eesti keskmine palk. Ja siis me imestame, miks ta läheb Soome ehitajaks ja lähevadki. Teine asi, kui me räägime ka kiirabivõimekusest, siis alles eelmine aasta tehti läbi kiirabireform, millega koondati kogenuid vanu kiirabiarste mitusada ja võeti asemele täideks noored kiirabiõed. Mis pärast, sest et miinimumlimiit palgamaksel on kiirabiarstil on üle 8 euro tunnis, aga kiirabiõele saad maksta 4 eurot tunnis. Aga kompetents oma valdkonnas oli võrreldamatu. Ehk see rääkida meile pidevalt juttu, et kõik paraneb, kõik läheb helgema tuleviku poole, aga me näeme, et ääremaastul toimub. Me näeme selle, et politsei puudub võimekus tegeleda minu jalgratta vargusega, sest neil pole ressursse selleks. Ja ma saan ka politseinikust täiesti aru selles kohas.
et kuna see on ju tegelikult avadebatt kogu selles valimistsirkusesse, mis algab peale siin kohe detsembrikuust, siis tahakski öelda, et nii palju kui vaatajaid vaatab seda ülekannet ja kes jälgib seda ka pärast ajalehes, et hääl, mis on antud kas siis Kristina erakonnale või Konservatiivse Rahvaerakonnale, kes läheb välja täisnimekirjaga, oma täiskindla programmiga, oma kindlad ideedega, ei ole maha visatud hääl, vaid hääl, mis on antud 4 Riigikogu erakonnale, on maha visatud hääl, sest sellega ei muutu mitte midagi, see on garanteeritud. Ja arvad, saab lõpetada? No vahest saab lõpetada, see on päris hea tunne, et esiteks, ma enne rääkisin, et külamajadel võiks külakeskustel võiks olla oma eneseabi võimekus tunduvalt suurem ja elektrikatkestusi on väga võimalik vähemalt ajutiselt ravida generaatoritega. Tõmmatakse vändast tööle ja on vähemalt elementaarne valgustus toas olemas. Ma olen kuulnud, et mingisugune analoogne programm on plaanis ja usun, et see võiks olla küll üks väga vajalik asi. Kui Ambla kultuurimaast virutati ära kõlarid, paar aastat tagasi, siis Pätti olnud väga geniaalne vend, pani netti üles, et müüa kõlarid. Ja loomulikult kohalikud mehed läksid ja ütlesid, et me ostame need kõlarid ära. Ja olidki samad kõlarid ja me viisime ka politseile, andsime vihki, näete, siin on need kõlarid ja nad ütlesid, jah, tore siis, saite kätte ja näed, jälle linnuke kirjas ja oma kohtuna siis me ütlesime talle nii, et ta enam nii ei tee. Ta enam ei tee nii. Et paratamatult jah, on see, kui mul ei ole kellegile helistada, et praeguse hetkel, kui on see politseireform toimunud, siis, ma räägin veel ühe loo kiiresti, et mul tuul pöördus, tegin lõket ja maja katus oli täis okstest, see oli päris suur oksahunnik ja oli täis sädemid, terve mu katus õõgus. Ja ma hakkan helistama muidugi 112, ma teadasin, et sealt läheb asi keeruliseks, kus te elate, siis hakkas seletama veel ja selle aja peale on juba jama lahti. Ma helistasin kohe otse Aravete sinna komandosse, ütlesin, kuulge, mul siin katus lõõmab täiega. Ja poisid küsisid, mis see katuse sul on? Ma ütlesin, eterniit. Siis ei lähe. Ja ei läingi, et selles mõttes jah, põles ilusti ära seal katuse peale, katus põlema ei läinud. Aga oleks siis nüüd olnud vastupidi, oleks olnud nagu kiire. Aga mul oli oma mees, kellele sinna helistada. Enne mul oli ka politseis, mul oli Aravetel oli kohalik konstaabel, ma sain teile helistada, kui mul mure oli. Tänapäeval, ma ei tea enam, kes isegi meil seal on konstaabel. See on... No vaat need, jah, vaat on. See suur Turske vend. Jaa, no Turske vend, vähemalt see on hea, et on Turske vend, eks ole, aga see, et mul ei ole seda tunnet, et mul ei ole oma meest, kelle juurde minna, kellega rääkida, kellega kas või poe ukse taga öelda, et kuule, mul üldse sihukene asi, et mingi lugu või. Et see on nagu väga paha, kui see tunne ära kaob ja see on tegelikult ka riigi nägu, mis paistab külasse välja, et see räägitakse palju sellest, et riik tõmbab küladest välja igasugust erinevate teenuste näol. Nii see politsei on üks väga käega katsutavaid asju, mis tegelikult oli olemas. Ja siin ma muidugi peaks olema nõus siis nende väiksematega, kes praegult ei ole Riigikogus esindatud esindajatega, et prioriteedid tuleb ringi vaadata, see on mitu korda täna kõlanud ja ma olen seda meelt, et prioriteedid tuleb ringi vaadata ja ka tänased võimuerakonnad võiksid oma prioriteedid ringi vaadata. Ma saan aru, et Reformierakond ei saa öelda, et see, mis me 4 aastat või rohkem teinud oleme, et see on puhas jura, mis ta paraku on, eks ole, et nad ei saa seda ümber teha, aga kui oleks natuke aega kõrval, siis te saaksite ka oma prioriteedid ümber vaadata ja tulla uute värskete ideedega tagasi, et ma arvan küll, et oleks mõistlik oma hääl seekord anda siiski kellelegi teisele kui võimuerakonnale. Selge. Meil hakkab aega üks otsesema. Vabandab Tuules, et tema on küsimus praegu küsida ei saa eetris, aga pärast ma usun, et teavad natuke saadikud siia, siis saab ilmast kinni võtta ja... Ei, mul ei olegi küsimus. Teil olegi küsimus, seda parem. Ja mis puudutab kodust ülesannet, siis tundub, et enamus sai ikkagi muu jutuses selle ära räägitud ka, nii-öelda selle 3. teemana. Aga nüüd on siis viimaste hinnangute aeg ja siis on ka meil üks tseremoonia plaanis, mida Priit Taadler läbi viib ja ütlemegi ära siis selle, et Priit Taadleri ja selle sama Jersiküla ja MTÜ Ökokrait näitevaral kõik on võimalik ka läbi koolituste, näiteks elupäästekoolitus, millised on siin ette võetud selle sama Ääremaa turvaliseks programmi raames. Mis programmid teil veel olid? Verepäästev koolitus. Meil oli siis selline koolitus, kus me tõesti inimestele siis õpetasime iseendaga toimetulemist. Et mul oli väga hea meel, et püsikud kandidaadid seda nimetasid. Et see on selleks, et inimene oskaks siis sõpra päästa eest, siis loomulikult tulekahjust ja loomulikult ennetada. See on kõige olulisem teha kütte 3 korda teha kevad või sügisel juba veel parem kui kevadel teeks, et korstnapühkija käiks vaatamas. See oli üks asi.
siis loomulikult on politsei puhul on alati ennetamise teema ja naabrivalve. Nagu ütles Marko, et naabriga läbisaamine on väga oluline. Te rääkisite Ääremaast, et seda ei ole ja see on inimese mõttes. Siin kohas saavad kokku 3 valda, 2 maakonda. Ja need inimesed omavahel ei suhtle, sest vaadake, kui me hakkame nagu rääkima mingisugusest rahastusest või ühistegemisest, siis see mõttepiir lõpeb valla piiriga, maakonna piiriga, sest teisele pole piiri, pole asja. Nii arvab see inimene, kes on Lääne-Virumaa maavalitsuses tööl või rahastaja kuskil mujal või siis vastupidi Järvamaal. Aga mitte keegi ei nimetanud viidastamist. Minul muidugi oli see plaanis. Oli, jaa. Vaadake, selleks, et üldse midagi teha, tuleks välja panna viidad. Et inimene teab, kes vajab abi, et seal pool on võt see talu, see koht tuleb üles leida. Mitte keegi seda nimetab. Külakivi juurde sa peaksid ka veel ühe panema, mis siia paremale natuke ajab. Et need viidad on tegelikult päris kallid. Ja kui siin oldi valmis ka näiteks tulekustutit pakkuma, näiteks poole raha eest, siis minust viidad on väga olulised ja tee äärte korda tegema. Talvel näiteks traktor, mis lükkab teid, jäävad peegid, anteenid jäävad külge kinni ja siis ei taha traktor lükata ja anteenid lähevad kaduma, siis läheb kuluks. Teemad jagatud ja räägitud, aga nüüd kuuleme siis head žüriid, kes on siin saanud tõesti mõnda aega kirjutada ja Urmas Tamm alustan teist. Ma tahtsin siia ühe mõtte öelda, et kui me arutasime, mis on Ääremaa ja kas see on õige koht, ütleme, tänaseks teemaks, siis tegelikult on see väga õige koht. Siis kui võtame Tapa valla, võtame Väike-Maarja, Tammsalu valla, siis see piirkond on üks kõige kiirema vähenemisega kõige kiiremini vähenev paik üldse, piirkond, Lääne-Virumaal. Siit on väljaränne olnud aastaid kõige suurem vähemalt maakonnas. Ja seda ma siia lõpetuseks tahangi öelda. Uku, Kaido. Või hakkame kohe hindama? Ei, ma ütleks ka, tegelikult mul jäi siin üks selline mõte, mis päris mitme esineja suust kuuldus, oli see nimelt just see piirid, mis nagu tihtipeale seda pärsivad neid tegevusi, et tuli siin jutuks sellest lumetõrjest ja värgist, et tuleb ette maakonnapiir, lähed, sõidad teise maakonda, on hoopis teistsugune hooldustase. Tihtipeale, mina igapäevaselt, vaid iga talviselt pean selle lumetõrjega nagu otseselt tegelema. Siis ongi see väga raske nagu kohalikule inimesele või kodanikule selgeks teha, et mis seda niimoodi erinevust nagu kaasa toob, et siit on nagu tee hooldatud, siis tuleb vahepeal mingisugune lõik, mida ei ole hooldatud ja siis tuleb jälle korralikku teed, et siin ongi just see sama, et kas võib-olla tõesti peaksid need teed olema siis teepõhiselt või sest tihtipeale, kui ütleme omavalitsus on nüüd ütleks, et kas te ei saa siis lahti lükatud või mis teil siis on. No saame küll, aga samas riigiteedel on hoopis teine prioriteet, nendel on vastavalt seisundi tasemele, tema ei kiirustagi, võib-olla ta isegi on ta mujal rohkem võivatud, et me ei pääsegi oma nagu teed lahti lükkama või kui pääseme, siis ainult ka riigiteeni saame lükata edasi ja ei ole sellel kodanikul ikkagi võimalik pääseda. Aga samas, et kuidas sa seda kodanikule nagu selgeks teed, et kuulge teate, et see nagu ei ole meie rida ja me ei saa teha, et meil küll oleme selles mõttes on ta päris hästi läinud, et me oleme suutnud siiski nagu ka riigiteede hooldajatega sellist kokkulepet ja koostööd saavutada, et ei saa öelda, et see oleks nüüd päris lootusetu ja väga hull see seis, aga tõesti tihtipeale, kui on just rasked ilmastikuolud, siis see erinevus tuleb selgelt just see piir tuleb nagu ette, et mis on kellegi rida ja seda nagu selgitada on väga raske, et see mõte iseenesest võib-olla kuidagi teistmoodi annaks lahendada, kas siis teepõhiselt või mis mingid muud mood. Alustame hinnatega. Arlet, millise hinnangu annate Arlet esimees? Selles viimases poolust. Nii. Urmas, sa ei saa vähem panna. Ei saa. Mul oli juba enda hinded välja kujunud. No nii, esimest korda maksimum. 15 punkti. Kokku 36. Ma ütlen kohe nüüd kommentaariks. Ja palun. Ma kavatsen anda kõigile 5. Selge.
väga selgelt. See on nüüd küll hea uudis, aga küll. Väga selgelt heade mõtete eest avansilisena selle eest, et kogukonnaga teete edaspidi koostööd ja seisate selle eest, et kogukond oleks võimekas. Väga kena. Siit on sinu poolt viis ära. Mis sind annab Jaagule? Kohtunike mõjutamine. Mina ei ole kohtunik. Hindab Jaagule. Ma küsin kohe ära, kas kõigil žürii liikmetel on sama plaan? Kõiki viiega hinnata? Ei ole. Ei ole. Selge, siis lähme edasi. Siret. Siret valitsus. Marko. Erik. No. Püüdis. Kristiina. Ja Indrek. Vaat siin on mina eriarvamusel. Ja miks? Mitte midagi paha pärast, aga et oleks õigustamine, oma erakonna tegemise õigustamine. Ma saan aru ka sellest, et eks oled oma erakonna nii-öelda... Ei, kas žürii liige avalikult oma erakonna ei tea? Kas? Ei, see ei puutu. Võtab erakonna. Erakondlikus ei puutu asja. Jaa, et oma erakonna õigustamine, aga ma saan aru ka sellest, et siis oleks pidanud hakkama iseennast õigustama, kui erakonda ei õigusta. Nii, ja Vaile Luku. 13 kokku, jah. Nii, see tähendab seda, et meie sellise võisturääkimise debati kaksikvõit läheb seekord siis Jaak Madissonile ja ikkagi Indrekule. Nii et ma ei tea, kas Vail on sul 2 aulida välja anda? Ei? Saame hakkama. Saate väga kena. Igal minul siiralt on väga kahju, et Lääne-Virumaalt ainult tõesti 5 mandaati Riigikokku lubatakse, sest oleks minu teha. Mina teeks selle 7 mandaadiliseks ja teadagi, mis valiku selles mõttes, keda ma näeksin. Osa inimesi nii kandideerivad, jumal teab kus, nii et meil jätkub kõigile. Kõigile jätkub. Loodame siiralt, aga teeme üksteisele. Priidule suure aplausi. Ja muidugi Priidule ja üksteisele suure aplausi selle tänase debati eest. Suur tänu teile uute sisukate kohtumisteni ja heade mõtete elluviimiseni. Tõesti, ma loodan, et teid kõiki saab näha siis ka parlamendis. Edu 1. märtsil samuti.